Tere! Täna on 4. märts ja homme selgub Eesti saatus. Ma loodan, et valimistulemused toovad meile rahu ja stabiilsust järgnevateks aastateks. Mitte midagi muud ma ei soovigi. Ainult 2 asja. Ainult rahu, ainult stabiilsust. Aga ma arvan, et see on naiivne. Teine asi, mis ka kindlasti tuleb, on see, et 16 päeva pärast algab kevad. Kuidas ma tean, 20 märts on minu sünnipäev, väga hea meeles pidada, kuna kevad algab. Nii et see ka nagu lohutab, kuigi täna on õues väga palju lund. Et tundub, et kevad on kuskile toppama jäänud, aga küll ta kohale jõuab. Minul on siin plaanid jälle muutunud ja ma lähen Hispaaniasse tagasi aprilli alguses. Ma lähen sinna puhkama, ma lähen sinna matkama, ma loodan, et ma leian ka mingisugust tööd. See võib-olla ei pea isegi olema rahaliselt tasustatud töö, et see võib olla ka selline, et ma kuskil olen natuke aega, teen midagi, aitan mingi asjaga ja siis saan näiteks öömaja. Et kõik ei pea alati olema eurodesse ümber rehkendatud, et mõnel hetkel mõned muud asjad on olulisemad. Et minu poole võib tulla igasuguste toredate ettepanekutega. Et ma arvan, ma saaks aidata mingite majapidamistöödega. Muud ma praegu nagu niiviisi käigu pealt ei oska välja mõelda, et mis ma nagu teha võiksin või kus ma nagu kellegile osaliselt abiks, seltsiks võiksin olla. Aga lisaks ma tahaks muidugi matkata ja uidata ja teha ära natuke sellest, mis seekord jäi tegemata. Ja aega on mul Hispaanias olla kuni juuni keskpaigani. Aga ma arvan ise, et ma arvatavasti tulen varem tagasi. Oma varasemast reisist miks ma tegelikult otsin ka sellist alternatiivset tegevust veel lisaks lihtsalt tühja panemisele ja elu nautlemisele. Põhjus on selles, et ma avastasin, et kuskil peale 2 nädalat niiviisi olles aktiivne turist, vaim väsib ja on vaja mingit mõtestatud tegevust. Et ei suuda enam niiviisi kõike seda infot endasse nagu vastu võtta, et see on äge ja too on äge ja on vaja nagu aeg maha võtta. Et sel reisil ka mina olin ju 4 päeva Tarifal, kus ma tegelikult ei teinud mitte midagi, lihtsalt kõndisin rannas, kõndisin metsas, lugesin palju raamatuid. Lihtsalt nii-öelda olin, ei tegelenud aktiivselt turist olemisega ja asjade avastamisega. Et vaatame, kuidas siis seekord läheb. Aga miks ma minema lähen? Sellest ma tahtsin ka tegelikult rääkida, sest algselt ei olnud üldse niiviisi plaanis. Oli plaanis remontida ära maastur, minna Skandinaaviasse tööle 1,5 kuuks. Aga ma lükkan selle asja sügisesse. Et olla ära siis mingi september ja võib-olla oktoober Skandinaavias. Aga miks ma lahkun Eestist mõneks ajaks, et ma ju alles tulin reisilt? Ja kuidas ma seda endale lubada saan? Tegelikult põhjus on väga lihtne. Kui ma tulin Eestisse, siis ma avastasin, et Nursipalu Vol 2 on tulnud minu koduõuele. Nimelt teeb Kaitsevägi Kaitseliit erinevaid ladusid üle Eesti erinevatesse kohtadesse ja üks neist tuleb Nõgiarusse, kus mina elan. Ja minu kodust kohe circa 300 meetri kaugusele. See tuli minule üllatusena, tuli üllatusena ka paljudele teistele, aga teha pole enam midagi, metsa juba võetakse maha, igasugused ehitusload ja kõik on juba ära antud ja ära lubatud ja kohalikest inimestest lihtsalt sõideti üle. Siin keegi kodudest lahkuma ei pea, aga me ju ei tea, kuna otsustab Eesti Vabariik niiviisi, et ka neid ladusid hakatakse kuidagi moodi laiendama või nende juurde tehakse midagi. Sest lao vahele jääb mingisugune 10 meetrit hõredat augulist metsa ala puhversoon ja peale seda on juba põllud ja heinamaad. Mis tähendab seda, et kui tahaks nagu laieneda, siis saaks seda väga mugavalt ja lihtsasti teha. Et ma isegi ei tea, kas meie vald kauples üldse midagi nagu vastu. Ma arvan, et mitte, et oldi lihtsalt nagu suures patriootlikkuses asjaga nõus. Et nii lihtsalt on. Ja see oli minu jaoks siuke paras šokk. Ma elan väga ilusas kohas. Minu kodu ümber on veel mõned talud. Minu maja ees on kohe heinamaa ja mets. Seal heinamaal jalutavad kitsed, peavad rebased jahti. Suvel ma olen näinud seal ka kullisid või kullilisi jahti pidamas.
päike loojub ka täpselt sinna metsa taha, nii et väga sageli on väga ilusad päikseloojangud, et Nõgiaru on päris suur küla Tartu külje all ja mingi osa sellest on nii-öelda nagu tsenter, kus on siis paneelmajad ja mõned eramajad ja siis tema ümber on veel omakorda eramajasid, et mina olen ka sellest tsentrist oma kilomeetri ja natuke peale väljaspool. Et olen Tartu külje all, aga mul on tunne, nagu ma oleksin päris maal ja päris metsas, aga samas kui tahad nagu tsivilisatsiooni, siis on siuke 10 minutit autosõitu, et väga mõnus. Ühesõnaga, et Nursipalu vol 2 tuli minu koduõuele ja siis ma hakkasin üldse asjade üle nagu järgi mõtlema, et samal ajal algselt ma mäletan kunagi, kui hakkas Rail Baltic ennast tekitama, siis oli ka, et inimesi tõsteti kodudest välja, aga siis mulle tundus, et neid inimesi on vähe ja ma millegipärast arvasin, et nad saavad õiglast kompensatsiooni, aga probleeme on tegelikult ka seal ja minu meelest mingid kohtuasjad käivad ka veel siiamaani seal olevate inimestega. Aga ühesõnaga ma kuidagi nagu võtsin seda niiviisi nõrgalt, et ma arvasin, et kompensatsioon on piisav ja pole hullu ja noh, raudteed on ju ikkagi vaja, on ju, et elab üleneb mõned inimesed. Siis tuli Nursipalu. Minul endal on Võrumaa juured, nii et mul on seal ikka natukene tuttavaid ka. Ja seal on ju see olukord oluliselt hullem ja nüüd on selgunud ka, et mingisugust elementaarset kompensatsiooni, millega inimene saaks oma elu alustada teises kohas samaväärselt, mis tal enne oli, see ei tule kõne allagi. See on juba Eesti seadustes niiviisi sätestatud, et see ei ole võimalik. Ja ma saan täiesti aru, miks need inimesed võitlevad. Nad olid elanud seal kaua aega, sest Nursipalu kogu see sõjavärk, mis seal on ju juba Vene ajast ja inimesed on harjunud. Keegi ei teadnud, et midagi laieneb ja nüüd me siin oleme, on ju. Sama lugu on täpselt selle laoga, mis tehakse minu kodukülla. Mina ka ei tea, kuna see hakkab laienema. Et ta peaks valmis nüüd saama vist järgmine aasta, aga mis edasi saab? Tuttavad mundrikandjad ütlevad, kuule, et ära vingu, võta rahulikult, on ju, et vaata, kui sõjaks läheb, siis sul pole üldse enam kodu ega mitte midagi, on ju, et praegu on nagu hästi. Aga minu meelest ei ole see okei, kui rahuajal inimesi tõstetakse välja. Et kindlasti on olemas ka teisi lahendusi. Kindlasti saaks neid ladusid ka tekitada kuskile inimasustusest eemale. Kindlasti saaks asja teha ka niiviisi, et ei pea selle pärast 30 hektarit metsa maha võtma. Et ma soovitan nagu vaadata neid mingisuguseid kaitseväe, ma ei teagi, mis asutus seal täpselt on. Ühesõnaga see info peaks olema internetist leitav, et kus kohas nad neid ladusid teevad ja kus nad veel nagu niiviisi möllavad, mis suure kella külge ei ole läinud, sest suure kella külge on läinud ainult Nursipalu, kuna seal otseselt tõstetakse inimesi välja. Et ma ei tea, see ei ole okei, kui rahuajal inimesi välja tõstetakse neile midagi samaväärset vastu pakkumata. Nursipalus muidugi on olukord ka selline, et seal ei olegi võimalik samaväärset asja vastu pakkuda, sest kui seal osadel inimestel on oma järved, isiklikud väga suured metsamassiivid, et seda ei anna nagu mitte kuidagi asendada. Ja ega kui füüsiliselt ei saa asendada, siis ega nad ju rahaga ka ei taha õiglaselt asendada. Ja inimesed ongi katki ja õnnetud ja neil on täielik õigus ja nad peavadki võitlema ja ma arvan, et terve Eesti peaks kaasa võitlema sellepärast, et me ei tea, kuna see sama jama tuleb meie koduõuele, et mina siin esialgu sain lao, aga kaua ladu on vaid ladu. Lisaks meil õhutatakse hästi palju seda, et Eesti on sõjas, iga päev, igast meediakanalist, igast sotskanalist, et seda on nagu söögi alla ja söögi peale. Mina arvan ikkagi, et Eesti ei ole veel sõjas ja me oleme ikkagi nii rahus, kui rahus üldse nagu olla saab. Ja aitame maad, kes on sõjas. Aga paratamatult sellega seoses hakkad mõtlema, et mis siis juhtub, kui ühel päeval ongi Eesti ka sõjatallermaa, et kuidas ise nagu reageerid, et mida nagu teed, kuhu nagu lähed. Mina julgen välja öelda, et mina võimalusel lahkun Eestist juba varem. Ja kui ma ei saa, siis ma jään kohale ja teen seda, mida öeldakse, et on vaja teha ja nii ongi. Nii lihtsad need valikud minu meelest ongi. Aga
kui ma arutasin selliseid teemasid avalikult, siis millega see lõppes? See lõppes sellega, et ma sain suht-koht palju halvakspanu, et kes ma selline olen, et ma olen nii egoistlik, et ma ei taha, et minu kodu juures on Kaitseväe, Kaitseliidu objektid. Mida ma endast õige arvan, et ma lähen Eestist minema ja ei jäägi siia kaevikusse püssiga venelast maha võtma, on ju. Noh, olgu öeldud, et mul ei ole mitte mingisugust Kaitseväe, Kaitseliidu tausta. Võib-olla ainult ma olen sellega nii palju seotud olnud, et kui ma olin folkloristika tudeng, siis ma kogusin militaarfolkloori ja sellega läks päris hästi. Ma sain selle eest isegi presidendi rahvaluule preemia, mis on antud valdkonnas kõige kõrgem autasu, mida üldse võib saada. Iga aasta paar inimest selle autasu saab oma tubli töö eest rahvaluule valdkonnas. Mina siis tudengina käisin mööda pataljone ja võtsin ühendust tuttavate kaitseväelastega ja postitasin ka internetti küsimustikke ja sain siis kogutud väga palju toredat militaarfolkloori, et laule, tekste, lugusid, asjade nimetamisi, on ju, et mida iganes, et see valdkond oli väga lai ja see siis toona märgiti ära. Sellest ajast peale on minu suhtumine olnud mundrikandjatesse väga lugupidav. Aga vaadates seda, mis viimasel ajal toimub, siis see on tugevalt kõikuma läinud. Ja mitte nii väga kaitseväelaste pärast, vaid ennekõike kaitseliitlaste pärast, kes on kuidagi oksad väga laiali ajanud. Et kui ka naisterahvale tullakse ütlema, et mis sa endast õige arvad, et sa siit nagu minema lähed, et kus sa selle õiguse võtad, on ju, et za rodinu tuleb olla, et täpselt sama jama nagu Venemaal, ainult et seal tehakse seda juttu ja asja meesterahvaste kohta, mitte naisterahvaste kohta. Ma siinkohal tuletaksin ka meelde, et Ukrainast on miljonid naised läinud Euroopasse nüüd aasta ja natuke peale aja jooksul. Ja see on jumalast okei. Aga millegipärast, kui Eesti naine kuhugi hakkab minema, siis on järsku probleem. Et siin on jällegi üks siuke koht, mille üle nagu järgi mõelda. Ma ise mõtlen, et võib-olla need inimesed, kes ütlesid või kes reageerisid, ei mõelnud üldse soole. Et ei mõelnud üldse sellele, et kas minemise juttu räägib meesterahvas või naisterahvas. Minu meelest siin on väga suur vahe. Aga see selleks. Ühesõnaga kõik need sellised sõjajutud ja meeleolud ja see, et see ladu tuli mulle naabriks ja üleüldine õhustik, et ma nagu Eestisse jõudes, kõik see positiivsus, mis ma endasse olin Hispaanias ammutanud, hakkas kuidagi väga ruttu ära sulama. Ja ühel hetkel, nii umbes nagu nädala pärast, ma sain aru, et ma olen päris nagu õnnetu, stress vaata, et vaikselt hakkab depressiooni poole minema. Ja siis ma mõtlesin, et mida teha. Ja ma siis mõtlesin välja, et ma teen endale hästi intensiivse tööperioodi. Nüüd märtsis ma töötan väga intensiivselt terve kuu ja siis selle arvelt saan ma mõnda aega olla Eestist ära. Kindlasti nüüd tekkis kohe ka küsimus, et kust kohast see raha tuleb, et niiviisi muudkui reisida. Ma ei ole laenu võtnud, ma ei ole kullapada avastanud ja lotoga ma ka ei ole võitnud. Minu raha tuleb 3 kohast. Ma töötan toidukullerina, vean Tartus Wolti ja Bolti vastavalt emba-kumba laiali. Lisaks ma valmistan ehteid. Mul on oma ehetesari etnoehte nime all, kus ma teen siis siukseid ajaloohõngulisi ja etnohõngulisi ehteid. Aga seal ma tegelikult müün ka mingeid muid asju edasi. Ja lisaks ma valmistan seto traditsioonilisi ehteid, teen galakõrdasid vanadest saarimüntidest ja hõbedest. Ning aeg-ajalt ma teen ka üritustel pilti ja kirjutan artikleid. Ehk siis laias laastus tuleb minu raha nii-öelda 3 august. Üks oluline asi, mis laseb ka niiviisi reisida ja valida töösid, mida teed ja kuna teed, on see, et mul ei ole suuremahulisi laenusid. Et mul ei ole kodulaenu, mul ei ole autoliisingut. Et minu kodu on 28 ruutu, hästi pisikene ja mul on väga vana auto. See Golf on päris vana aastast 2005. Nii et midagi suurt ja uhket ei ole, aga samas see annab võimaluse vabaduseks.
kui kusagilt tõmmata nagu koomale. Ma olen ka vana taaskasutaja, seda nii rõivaste kui kodusisustuse osas, et kõik mööbel on mul kodus teise ringi pealt ostetud, enamus on sellest siis sõbralt sõbrale poest ja oma riideid ma ostan suures osas siis, kui Humanas on 1 euro päev, siis on seal mõnus kaevata ja see leidmise rõõm on alati nii suur. Lisaks igasugu tarbeasju ja ka rõivaid, mis ma olen ostnud, ma aeg-ajalt lasen nad uuesti ringlusesse ja müün nad edasi. Ja miks ma müün, vaid eelistan müüa, mitte ei anna kuskile poodi niisama. Kui müümine ei õnnestu, siis ma annan poodi niisama, aga miks ma ei taha väga taaskasutuspoodi anda, on see, et väga suur osa nendest riietest, mis seal on, tegelikult neid maha ei müüda. Nad pakitakse Euroopas kokku ja nad lähevad kuskil Afrikasse ja lõpetavad seal riidemägedes põledes. Et tänu sellele ma tahaksin, et asi läheks kellegile konkreetselt, kes tõesti seda tahab ja kes tõesti seda siis ka kannab. Ehk siis üks kokkuhoiukoht on ka selline taaskasutus. Ehk siis mitu töökohta. Ma olen suur taaskasutaja ja minu elamise kulud, kodukulud on väga-väga madalad. Lisaks ma saan sellist reisimist endale lubada ka tänu sellele, et mul ei ole perekondlikke kohustusi. Et vabadel vallalistel on ikka natuke rohkem võimalust teha oma ajaga seda, mida sa ise parasjagu teha tahad. Ja mina olen otsustanud reisida. Seda korda ma lähen reisile tagasi saama enda rahu ja tasakaalu ja välja mõtlema sellist pikemat plaani, et mis ma tahan teha ja kus ma tahan olla. Et eks näis, kuidas läheb. Ma kindlasti jätkan blogimist. Sel korral vast jõuab ka veidike teistesse kohtadesse. Ja loodetavasti on kõigest sellest endale tore mälestus ja teistele võib olla natukene tolku. Et reisimine on ikka vahva. Reisides me õpime, me areneme, me hakkame nägema elu ja asju võib-olla natukene teiste nurkade alt. Ma ise arvan, et reisimine kõvasti suurendab ka tolerantsust erinevate, kas või inimeste suhtes. Või see, et hakkab rohkem oskama nii-öelda lahti lasta. Ma igaks juhuks siia lõppu ütlen ka seda, et Eestis kindlasti tuleb kaitsta ja tuleb teha ettevalmistusi, aga ei tasu unustada ära, et kaitsta ja abiks olla saab ka väljaspool Eestit. Seda tegelikult on näidanud nii see, kuidas meie oleme Ukrainat aidanud, kui ka see, mida teevad Ukraina naised siin oma maa heaks. Et kõik on võimalik ja kõik on võimalik ka distantsilt. Aga tahaks, et rohkem oleks sellist tolerantsust ja mõistmist ja sallimist ja võib-olla asjade nägemist ka inimlikust vaatevinklist, mitte ainult sõjamasina otsast. Ma usun, et ma ei ole ainuke, kes on võib-olla hakanud mõtlema kõige selle sõjahüsteeria peale, mida Eestis meedia ja kõik muud asjad siin väga survestavad, et mida teha edasi, kus teha edasi, kas investeerida Eestisse või hakata vaatama ja hakatagi sättima oma elu Eestist väljapoole, sest tegelikult tahaks saada lihtsalt rahu ja lihtsalt stabiilsust. Ja mulle tundub, et seda on mujal pool saada palju-palju kergem kui Eestis. Ma näen, et aina enam noori peresid läheb välismaale. Nad justkui esialgu lähevad lihtsalt talvituma. Hästi palju teevad seda need, kellel lapsed käivad justkui veel lasteaias või on lasteaiaealised ja kes ise teevad IT-alast tööd. Vahet ei ole, läpakaga saab igal pool olla, on ju. Et esialgu lähevad nemad, kes on ka suht-koht hästi kindlustatud ja kes võib-olla võivad lubada endale rohkem riskide võtmist. Aga üks asi on muutunud, et kui 90-ndatel mindi nii-öelda mammonat saama, raha saama ja mindi Eestist ära sellepärast, et võib-olla ei olnud tööd või ei olnud tasuvat tööd, siis nüüd minnakse ära sellepärast, et tahetakse rahu ja stabiilsust.
ja see on väga suur vahe. Ja see on tegelikult väga tõsine murekoht. Ja see on asi, mille peale mõelda ja mille peale viimasel ajal ka mina olen palju mõelnud, sest vabakutselisena ma tegelikult saan oma tööd või vähemasti oma nii-öelda ettevalmistavat tööd ehistööalal teha ka distantsilt. Ma ei pea selle jaoks Eestis olema. Ma võin ringi sõita ka mingisuguse vänniga ja kinnitada seal laua külge saeraami ja saagimisaluse ja teha seal nii ehte saagimist kui jootmist, kui poleerimist, kui puhastamist, kui viimistlemist ja nii edasi. Et sellised mõtted on minul tulnud selle peale, mis viimasel ajal Eestis toimub, et see sõja õhutamine on paratamatult pannud nagu mõtlema, et mida edasi ja kuidas edasi. Ja põhjuseks ei olegi nagu see, et loetud aastate pärast tuleb Eestis sõda ja on hull hirm, vaid põhjuseks on see, et praegune aeg lihtsalt on nii sihuke turbulentne, et kui me kas või loeme lehti, et kui palju seal nagu seda positiivset on, et iga päev tuleb eri nurkade alt nii palju negatiivset asja peale, et lihtsalt ei jaksa. Et siin nagu hakkabki mängima see, et kes emotsionaalselt suudab ennast kõigest sellest saastast nagu eraldada ja tõmmata kuskile punase joone ja piiri ja kes ei suuda ja kes läheb mujale rahu otsima. Et praegu on selline ärev aeg ja ma arvan, et mina olen täpselt samamoodi otsingutel, et mida edasi, kuidas edasi ja kuna, et kus ma päriselt tahan olla ja mida ma nagu päriselt tahan. Ma tean, et ma tahan teha oma tööd, oma loomingulist tööd, mulle see väga meeldib, aga siin ei ole väga olulist vahet, kus kohas ma kõrvarängaid teen. Kas ma teen seda Eestis, Taanis, Soomes, Hispaanias, Portugalis, mitte mingit vahet ei ole. Kuna kõik need kohad, ma ütleksin välja arvatud Eesti, on kohad, kus endal on olla rahulik. Aga jah, sihuke mõte ja eks mingi aeg tulevadki siuksed otsingumõtted, et mida teha, kuidas teha ja kuna teha ja kuidas minna edasi. Et mina nagu tunnetan, et see, mis on, nii nagu öeldakse, et see, mis meid siia on toonud, see meid enam edasi ei vii. Ja ma tunnen, et mina olen oma elus jõudnud ka nagu sinna etappi, kus ma pean vaatama, mida edasi teha, kuidas edasi teha, aga ennekõike, kus kohas seda kõike edasi teha. Ja ma loodan, et see reis toob mulle jälle natuke selgust juurde. Et kui ma esialgu mõtlesin lihtsalt selle peale, et tahaks talvele ära olla, siis nüüd viimaste asjade valguses on see talv kuidagi nagu pikenenud. Aga vaatame.